Me kutsusime kindral Jack Keeney, Fox Newsi vanemanalüütiku. See on esimene briefing, mis meil sel nädalal olnud on, ja ma tahaksin teada teie hinnangut sellele, mida kuulsite. No kuulge, Bill ja Dana. Iraani jaoks selle blokaadi tagajärgi ei saa üle hinnata ning meil on nüüd uskumatu mõjuvõim. President Trump on iraanlaste vastu panuseid kahekordistanud ning kogu riigi majandus ja tulevik on sõna otseses mõttes selle blokaadi meelevallas. Kui see blokaad kestab, võime nende majandusliku elujõulisuse täielikult hävitada. Ja läbirääkimised, mida nägime nädala alguses ja eelmise nädala vahetusel, võrreldes praeguse olukorraga on väga erinevad. Ma ootaksin, et mingil hetkel iraanlased annavad järele ja annavad suure osa sellest, mida me tahame ja me peame kõik saavutama. Kindlasti eemaldasime rikastatud uraani. Puudub igasugune rikastamine. Nad demonteerivad kogu ülejäänud oma tuumaprogrammi. Moratooriumi ei ole. Isegi kui see täielikult kõrvale jäetakse, võib olla moratoorium. Millal nad võivad saada tuumarelva? Sellel pole mingit mõtet. Kui sa ei taha praegu tuumariiki, miks ma peaksin seda soovima ja lubama järgmise presidendil? Sellel pole mingit mõtet. Ja ilmselgelt piirangud ballistilistele rakettidele, mingit abi proksidele ei anta ja nimekiri jätkub. Ja see tuleks sellele nimekirjale lisada. Nad saavad aru, kui suures ebasoodsas olukorras nad on. Me ei vabasta nende varasid. Vähemalt 27 miljardit, tõenäoliselt palju rohkemgi. Pea meeles, Barack Obama tegi seda 2015 aasta tuumaleppega. Peaaegu $100 miljardit. Miks mitte? Kas me ei taha neile väljapääsu anda? Asi ei ole näo päästmises. Ainus asi, mida me ei nõua, on alistumislepingu allkirjastamine. See on meie läbirääkimisjõud. Mis meil siin on? Ja kui me räägime sanktsioonide leevendamisest, siis me ei mõtle sellele enne, kui nad on meile aja jooksul tõestanud, et nende käitumine on põhimõtteliselt muutunud. See ongi tegelikult küsimus. Sest me peame neid selle eest vastutusele võtma. Mida nad ütlevad ja mida nad tahavad allkirjastada on üks asi. Mida nad tegelikult teevad on hoopis midagi muud, sest nad valetavad ja petavad. President Trump saab sellest kõigest aru. Ta teab, milline eelis tal on. Praegu toimuvad paralleelsed läbirääkimised. Ja võib-olla on tulemas ka ametlikumad läbirääkimised. Meil on suur eelis ja ma arvan, et näeme täiesti teistsugust tulemust. Ja meil on ähvardus naasta lahingutegevuse juurde. Ma ei arva, et peaks viivitama. Nad tahtsid seda alguses peale. Sest relvarahu võimaldab neil oma juhtkonda taastada, taas hästi suhelda ja proovida ümber korralduda. Toetades sõjaväelasi, et nad oleksid tõhusamad ja suudaksid end paremini kaitsta kui seni. Surume kiiresti läbi kokkuleppe, mis oleks täpselt see, mida me tahame ja mitte midagi vähem. Õige, see on palju. Mis ma lisaksin, kindral, on see, et relvarahu lõpeb praeguse kalendri järgi teisipäeval. Nii on see praegu kavandatud. Kuulsime üksikasju kolonel Joe Butinolt vahetult enne eetrisse minekut. Ta ütles asju, mida ma ei tea, kas on avalikustatud ja kui on, siis me jäime neist ilma. Tema arvates on läbirääkimised alati rasked. See võtab vähemalt veel paar nädalat. Ma ei tea, kas te nõustute. Ta ütles, praegune ajatolla on halvas seisus, peidab end ja saab teateid. Kas te saate kinnitada nende inimeste põhjal, kellega te rääkisite? Kas see on tänane reaalsus Iraani juhtkonnas? Tegelikult on öelda, et Iraani juhtkond on killustunud, kindlasti pehmendatud väljend. Ja kindlasti oli see läbirääkimiste meeskond, kellega me Pakistanis suhtlesime, pidevas kontaktis Teherani juhtkonnaga. Ja ma ei usu, et meil oleks hea arusaam, kes täpselt kõik osalised on või võib-olla täpsemalt, kes tegelikult juhib. Ma arvan, et me teame, kes on osalised. Teheraanis on veel 2 või 3 inimest lisaks läbirääkimiste meeskonnale. Jah, nii et on, kuid käivad ka kontaktid kõrvalkanalite kaudu ja ma arvan, et meie kõrged ametnikud ja tõenäoliselt ka president ise on sellega seotud. Palju toimub kulisside tava just seal, kus peabki. See ei peaks olema avalikkuse ees. Ma arvan, et selle eelise tõttu, mis meil praegu on, toimuvad tõsised läbirääkimised. Iraanlased ei osanud ette näha, et president paneb nende vastu kõik mängu ja võtab neilt kõik, mida nad hindavad. Otsus. Rääkides sellest, et enamik nende sissetulekuallikatest on nüüd Ameerika Ühendriikide kontrolli all.
Mõtle, mida see tähendab. Eelis siin on märkimisväärne. Ma tahan, et see lahendataks võimalikult kiiresti, et saaksime seda eelist kasutada. See tähendab eelkokkuleppega. See surve on nende peal ja me peame seda survet maksimaalsena alal hoidma. Läbirääkimised on keerulised, alati on. Aga meil on siin nende ees tohutu eelis. Kas sa tunned end mugavalt? Ma ei teagi, kust see tuli, aga on olnud teateid, et ameeriklased pakkusid neile, et nad ei rikastaks uraani 20 aastat. Kas see on arv, millega sa rahul oled? Miks me peaksime tahtma moratooriumi? Meil oli Obama valitsuse ajal 15-aastane moratoorium. Nii et 2039. aastaks oleks neil ilma piiranguteta tuumarelv. Sellel polnud tol ajal mingit mõtet. Miks see peaks nüüd mingit mõtet omama või kas omab? Loomulikult peaks järgmine president Bush, millegi sellisega tegelema. Lõppude lõpuks oleme meie see riik, kes ütleb, teist ei saa tuumariiki. Miks me peaksime siis tagama, et neist saaks tuumariik 20 aasta pärast? Kas see tundub kellelegi loogiline? Minu arvates mitte. Ja lihtsalt võtke see nimekirjast maha. Ma usun, et president on selle lõpuks juba nimekirjast maha tõmmanud. Õige. Seda ma püüdsingi välja selgitada. Suurepärane. Nii et ausalt öeldes oleme me nüüd täitsa hädas ja sõltume ainult ühest asjast, mis võiks meid sellest kütusekriisist välja aidata. Me sõltume Ameerika Ühendriikidest, et nad viiksid naftatankereid läbi Hormuzi väina, mille Iraan on juba üle kuu aja tõhusalt blokeerinud rakettide, droonide ja miinidega. Selleks on Ameerika Ühendriikidel 2 võimalust ja praegu püüavad nad mõlemad kiiremas korras. See on rahulepingu sõlmimine, mille kohaselt Iraan nõustub laskma naftatankeritel taas läbi minna. Ja mitte praegu. Mida ta praegu teeb ja mis neid erutab, on see, et nad saavad läbipääsu eest miljoneid dollareid küsida. Iraani radikaalid arvavad, et see on hea, hoiame sellest kinni. Kas teine on mõeldud Ameerika mereväele? Kuidagi muuta see väin turvaliseks Iraani rünnakute eest, et naftatankerid saaksid läbi sõita. Siin on see, mida Ameerika Ühendriigid nende 2 asja suhtes ette võtavad. Alates eelmisest esmaspäevast kehtestas nende merevägi blokaadi Pärsia lahele, et takistada nafta eksporti, mida Iraan oma majanduskriisis meeleheitlikult vajab. Zeinabahe ja tema meeskond sundisid isegi Hiina naftatankerid taanduma. Vältige blokaadi, laevad peatatakse ja konfiskeeritakse. Allumatus toob kaasa jõu kasutamise. See avaldab Iraani majandusele suurt survet. Kuid jääb küsimus, kas režiim hoolib selle kokkuvarisemisest? On juba tõestanud, et eelistab. Oma rahva tapmist pigem kui võimu kaotamist. Kas neid huvitab, kui inflatsioon ületab 100? Samal ajal valmistuvad USA-d väina avama ja laevu saatma. Mis on ohtlik, aga töötab. Rääkisin kindral Jack Keeniga, endise armee asejuhiga ja Sõjauuringute Instituudi presidendiga. Kindral Keenil on eelis, kuna teda on kaasatud Ameerika Ühendriikide sõjaplaanide aruteludesse. Kindral Jack Keen on hea seid näha. Ameerika Ühendriikide merevägi alustas esmaspäeval Iraani laevade või Iraanist tulevate laevade blokeerimist. Ja see on ilmselgelt selleks, et võtta Iraanilt ära eriti just naftatulud. See on hilinenud taktika muutus. Ma arvan, et siin juhtus see, et president Trump otsustas tegelikult iraanlaste vastu panuseid 2-kordistada mitmel põhjusel. Nad sulgesid Hormuzi väina ja läbirääkimistes lõpliku kokkuleppe osas ei tehtud mingit edasiminekut. Need plaanid on juba koostamisel, mis on ohtlik. Ausalt öeldes oleksime pidanud seda tegema kohe, kui iraanlased sulgesid Hormuzi väina. Ja oleksime pidanud seda ausalt öeldes tegema, aga nüüd on see käimas. Ja see on selleks, et meie avalikkus ja televaatajad tõesti täielikult aru saaksid. See paneb Iraani põlvili. See paneb selle otsese tulemusena, usun ma tõesti, et siin tehakse väga suuri järeleandmisi. 90% nende naftast ja valdav enamus kogu nende tulust on nüüd peatatud. Ja meie hinnangud siin keerlevad selle ümber, et Iraan on põlvili ja mõistke, põlvili ja need $450 miljonit päevas tuluna. Umbes 13 kuni 14 miljardit dollarit kuus. Mõne nädala pärast, kui nafta ei voola edasi, teate küll, nende naftakaevudest jaotuskeskustesse peavad nad 2 nädala jooksul naftakaevud sulgema.
see on Iraani jaoks kujunemas katastroofiks ja nad on selle ise põhjustanud. Ma tõesti loodan, et nad teevad mõned olulised järeleandmised. Relvarahu lõpeb selle nädala lõpus ja minu arusaamise järgi ning mul on väga head allikad, president ei kavatse anda pikendust. Ei, ta ootab siin suurt järeleandmist. Vastasel juhul alustame uuesti. ma olen sinuga nõus. Kahju, et blokeering ei toimunud varem. Ma ei tea, kas neil olid laevad saadaval, kuna nad viisid tol ajal läbi suuri sõjalisi operatsioone. Aga kas sa arvad, et Iraani režiim tõesti laguneks? Sest teda tegelikult ei huvita oma rahva kannatused. Teda huvitab võim. Ja teine punkt on, sa mainisid paar nädalat tagasi kriisi tõelist palet. Kas seeval on tõesti aeg tema kasuks, arvestades kogu seda survet, mis tuleb rahvusvahelisest kogukonnast? Et seda lahendada, et nafta saaks taas Hormuzi väinast läbi liikuda. Jah, blokaadi teine etapp on hoopis teistsugune operatsioon. Ja käsud on juba antud admiral Cooperile, kes juhib seda sõjategevuse etappi. Ja tema on peamine geograafiline ülem välioperatsioonil, lahinguülem, keda me nimetame keskjuhatuseks. Ja ta on juba alustanud selle mõningaid esimesi etappe. Tema ülesanne on esmalt puhastada Hormuzi väin miinidest. Ja me tegime seda praktiliselt samal ajal, kui rääkisime. Teiseks, tagada selle koha turvalisus. Ja siis kolmandaks, tuua ja saata laevu sinna. Plaani kohaselt tuleb kõrvaldada kaugmaasüsteemid, mis võivad avada Hormuzi väina, nagu laevatõrjeraketid, droonid ja muud õlat lastavad raketid. Ja me oleme selle nimel pidevalt töötanud. Oleme alla tulistanud ja hävitanud mitu nende kiirkaatrit. Me pole kõiki kõrvaldanud, sest nad peidavad neid kindlasti. Aga iga kord, kui nad üritavad mõnda liigutada, me kõrvaldame selle. Meil on tohutu kohalolek. Ja kui viime laevad turvaliselt läbi, siis jah, see on kitsas ala. Aga laevad ei võta tegelikult nii palju ruumi, kui mõelda mõnele laevale. Saadavad, järgivad, võib-olla mõned laevad nende vahel. Ruum, mida laevad Iraani läheduses hõivavad, on nüüd nende relvasüsteemide ulatuses, nii et nad saavad tulistada, rünnata Iraani või kaitsta Süüria baase Iisraelis. Meil on seal mitu laeva ja 2 lennukikandjate gruppi. Nad on meid juba nädalaid tulistanud, aga pole ühtegi tabanud. Seega on meil võimekus neid laevu kaitsta ja me tunneme end üsna kindlalt, kui räägime nüüd vastutava komandoriga. Ta usub, et suudame avada tee, kaitsta laevu ja lasta neil täiesti turvaliselt ning võimalikult väheste katkestustega läbi minna. Me ei ütle tegelikult, et droon ei võiks sellest kohast läbi minna, aga isegi kui ta läbib, on laevadel endil siiski lõppkaitse olemas. Ja tõenäoliselt anname isegi kaubalaevadele mingisuguse võimekuse droonide vastu. Me ei taha sellesse süveneda ega avalikustada, mida see suudab või ei suuda teha. Aga jah, oleme kindlad. Me ei viiks seda missiooni läbi, kui arvaksime, et risk on liiga suur ja me kaotaksime oma enda laevad või ka need kaubalaevad. Oleme seda varem teinud ja oleme seda korduvalt simuleerinud Iraani võimete vastu. Samuti oleme simuleerinud seda blokaadioperatsiooni, mis siin toimub. Olime kindlad, et suudame peatada Iraani nafta jaotamise ning ka kõik laevad, mis tahavad nendesse sadamatesse siseneda, et seda naftat peale võtta. Huvitaval kombel ostab suurema osa Iraani naftast just Hiina, valdav enamus sellest. Nii et see võib väga hästi survestada Hiinat laua taha tulema ja oma liitlasele ütlema, aitab küll. Eks me näe, nagu ma ütlesin, 2 nädala pikkune relvarahu lõpeb mõne päeva pärast. Mida te ootate? Kas pommitamine algab uuesti? Kui kokkulepet ei saavutata, jah? Jah. Kui kokkulepe saavutatakse, siis ma tõesti usun, et see mõju, mis meil on, Iraani nafta jaotamise üle on tõesti väga märkimisväärne. Ja ma tean tegelikult, et see on nende tähelepanu tõmmanud. Ja ma kahtlustan, et nad jõuavad kokkuleppele. Aga eks ole näha. Vaenlasel on alati sõnaõigus ja me peame seda alati meeles pidama.
ja mida me siin tegema peame, on olla kohanemisvõimelised ja paindlikud. Ja blokaad on selle kohanemisvõime ja paindlikkuse näide. Nad sulgesid väinad, peatasid nafta jaotamise kõigile peale enda ja me ütlesime, piisab. Andsime Pakistanis võimaluse kokkuleppeks juba päevad tagasi. Sellest ei tulnud midagi välja. Nüüd lõikasime nende nafta ära. Järgmine samm on teie teha, härra Iraan. Mida te kavatsete teha? Ma arvan, et nende järgmine samm on ilmselt suur järeleandmine. Vastasel juhul võivad nad hutisid vabastada. Kui nad lasevad hutid valla, et sulgeda veel ühe väina, on see relvarahu rikkumine. Ja siis oleme tagasi, oleme jälle sõjas. kindral Jack Keane, suur tänu teie analüüside eest, me hindame seda väga. Oli tore teiega rääkida, aitäh! Aitäh!